Tere tulemast nädalalõpp Kanal 2 stuudiosse Ürgmees. Jan Uuspõld, tervist! Tere, Jan! Tervist! Tere, Jan! Rõõm näha! Jaa. Tervist! No see Ürgmees, tead, see jääb sulle külge. See on ikka selles mõttes selline, jah, nii kõva trademark, kaubamärk, tead, millest sa lahti ei saa. Ürgmees sa mängid siiamaani? Jaa, mängin küll, jah. Esimene kord hakkasin seda mängima 2004. Ühest raamatust lugesin. Poisikesena? Poisikesena, jah. Aga mõtle, Kraps oli raudmees, sina oled Ürgmees. Kas on veel mõni mees Eestis? Meie mees. Uno Kaupmees. Uno Kaupmees, okei, nii et mõni on veel peale sinu. Jan, uus Eesti film, millel pealkirjaks Svingerid. No mida see pealkiri õigupoolest endas kätkeb? Mis seal filmis toimub? Millist muusikastiili siis? Svingerid, no need, mehed, kes käivad pornosaitidel, teavad, mis tähendab swingers. Ja naised mõned ka võib olla. Et svingimine on siis selline asi, kui kaks abielupaari, tavaliselt on nad juba keskikka jõudnud või selline hästi noor keskiga, nagu meil on, eks. Ja tekib seksuaalne frustratsioon, kas siis naisel või mehel, emal kummal, ja siis ta ääri-veeri teeb ettepaneku abikaasale, mis oleks, kui võtaks ühendust kellegagi, kes tahaks ka nagu paare vahetada üheks ööks. Ja nagu sellise asja puhul on, et alguses on natuke piinlik, aga pärast on veel piinlikum. Et see on selline väga pikantne teema ja pikantne huumor. Selline on, mida vaadata. Ja sina oled seal siis üks peasvinger. Ja, seal on 4 peasvingerit. Ehk siis mina, Ago Anderson, Elina Purde ja Elina Reinold. Jah. Aga ma mõtlen, näitlejad sageli, et rolli sisse elada, ja võtavad elust enesest. Peavad ise minema sinna teemasse väga sisse. Istusid öid internetis ennem ja said... Või kohtusid seal. Ei, internetis ikka istub, iga normaalne mees istub. Ma olen ka Keilast pärit ju. Seal mingi uudis oli, et Keilas vaadatakse kõige rohkem. Ei, päriselt oli. Keil on porno pealine. Interneti porno pealine. Anku kaaslinlased andeks, aga siuke uudis oli. Aga siin ei ole midagi häbenemist selles mõttes, et kui ikkagi... Kus sa on Keilast? Selles mõttes, et... Okei, see film ei ole nüüd päris puhas porno. Seal on aeg-ajalt kaetakse kehaosasid. Aga mitte alati. Mina täpselt ei tea, millal kaetakse. Mina olin igal juhul pool võtteperioodi, ma olin täiesti alasti seal. Päriselt. Aga kuidas selline asi... No riidid ei olnud lihtsalt. Aga ma mõtlen... Aga hea, mõnus oli. Ei vigistanud kuskilt. Sind selline asi nagu ei pane nagu mõtlema, et kui roll nagu seda nõuab, siis saad hakkama. No töö on töö. Aga sa nautisid seda tööd siis, ma saan aru ikkagi. Mina naudin alati. Kui tööd on, siis tuleb nautida. Liiatigi võtted olid Lätis. Sest et Eestis sa võid ju tööl käia, aga raha peab endal olema. Head sõbrad, ma arvan, et põnevust on juba tekitatud küllalt. Siin on filmi Svingerid, treiler. Vaatame. No, tulge. Super. Seegi mees peab siin elus kõik ära proovima, on ju nii? Täiesti eepiline. No pole paha.
oi jaa, seda filmi tahan mina näha. Selles filmis oleks sa tahtnud osaleda? Näha tahan. Sellist asja on palju parem vaadata, kui ise osaleda, mul on tunne. Ja siin oli nagu küttis nagu põnevust. Tavaliselt filmidest pannakse kõik need paremad osad treilerist ja siin on vastupidi. Polnud nagu midagi. Ja siin paljast keha ei olnud, aga Veel ei olnud, jah. just siis filmis ikka näeb seda. Aga veelgi olulisem asi on tulekul sinu enda stand-up asi. Oma jõul oli... Stand-up kontsert, jah. Stand-up kontsert, jah, ma jäingi kokutama sinna, et mis see tähendab? Stand-up, see on tegelikult kontsert. Ma sain tuttavaks väga-väga heade džässmuusikutega. Mairo Marjamaa ja Rene Puuraga. Ja see sündis siis idee teha nagu jõulutuur. Aasta aega tagasi jõulude ajal me olime minu juures külas ja jämmisime seal. Laulsime jõululaule. Ja siis tekkiski see mõte, et no kuule, et aga äkki võiks teistele ka pakkuda seda mõnusat jõulutunnet nagu. Ja siis, aga samas me mõtlesime, et need jõululaud tegelikult nagu novembris juba praegust juba hakkab pihta, see lähed kauplusesse, see hakkab tulema, eks ole, et siis on juba, et me ei tea ainult jõululaule, me teeme jõululaule ka, aga igasugust muid laule, mis meile meeldivad. Ja siis lisaks mina teen sinna oma stand-up nii-öelda lugusid, mis on tõesti minu oma elust juhtunud, minu oma kirjutatud, sest mind on ju peetud mingiks stand-up kunstikuks aga tegelikult ma olen ainult 3 lühikest 10-minutilisest stand-upi oma elus teinud. Monotükke ma olen teinud siiamaani, mis on nagu teatritükid. Just. Aga nüüd tulebki välja, et siis oma jõul panin kokku naljalood, mida ma räägin siis muusikapalade vahele. No aga jõulutükke tehakse või sellist kontserte tehakse kirikutes ja kohtades. Kus sa käid? No kirikutes vist ei ole. Me käime ikkagi sinna, kus inimestel kirikutes nad on ka harjunud käima jõulude ajal. Aga veel rohkem Eesti inimene on harjunud käima kultuurikeskustes ja kultuurimajas ja hipsterid seal vabalaval ja et nemad tahavad ka natuke nalja. Nendel on ka jõulud. Hipsterijutel on ka ja päkapikud käivad samasugust teabepektega, nagu nendel endal on. Ja siis vahest nad teevad sassi oma vahel. Kas sa oled päkapik? Ei ole, ma istun. Kumb on hipster? Aga ei, mine siis. Ma olen siis vaatan, mis su naine teeb. Hipster läheb jagab pakkeni kaua laiali. No juhtub igasugused asju. Kas sina uskusid väiksena päkapikke? Ja muidugi, ma uskusin, jah. Või tahtsid ise, ma ei tea, päkapikuks? Kelleks sa väiksena üldse saada tahtsid? Ma tahtsin saada parmuks. Sellepärast, et parmud olid need, kes poe juures olid, eks ole. Selleks parmuks? Ja miks? Sellepärast, et nad olid sellised vabad mehed. Tööl nad ei pidanud käima ja tegid, mis tahtsid, eks ole. Ja siis ma käin siin tihti lugu, rääkisin nendega ja nad puhusid küll suitsu näkku ja haisesid imelikult kuse järele. Aga ma arvasin, et see on parmude parfüüm. Natuke kirbe selline. Ja kirbe, sest et minu enda kusi niimoodi ei haisnud igatahes. Aga no, igatahes see oli parfüüm ja käisin nendega juttu rääkimas. Vanaisa jälle küsis, kus sa käisid jälle. Ma ütlesin, parmudega käisin rääkimas. Aga vanaisa hakkas hirm, eks ole. Ta tahtis mind hirmutada, et ära sa parmudega räägi, tead. Miks? Nendel on püstolid. Vanaisa ütles, et parmudel on püstolid. Ma ütlesin, seda enam ma tahan parmudega suhelda. Püstolid, eks ole ju. Sest et nõuka ajal olid ainukesed, keda ma teadsin, kellel olid püstolid, olid miilitsad. Aga nüüd oli veel parmudel ka, eks ole. Püstolid. Ja üldiselt need parmud, miks nad mulle eriti meeldisid? Sellepärast, et nad nägid välja nagu päkapikud. Ja ma arvasingi, et nemad ongi päkapikud. No nendel olid abemed, kellel vuntsid, kellel mütsirottusid niimoodi peas ja kellel saapad ja täpselt nagu päkapik. Ja mõnus parfüüm. Ja mõnus parfüüm. Ja mina arvasingi, et nemad, eks ole, ja sellepärast, et suvel nendel ei olegi tööd, teevad, mis tahavad, et talvel on nende töö. Talvel need ei olnud näha nii palju. Loogika, eks ole. No ja siis ma kujutasin ette, kuidas parm tead, jõulud olid keelatud nõukogude ajal ju. Aga peeti ikka, sest see oli suva, mida miilitsad rääkisid. Keegi ei saanud aru, mis nad rääkisid. Vales keeles rääkisid. Ja siis ma kujutasin ette, kuidas
Parm toob mulle kommisussi sisse öösel, eks ole, püstol vöö peal ilusti, igaks juhuks, et kui miilits takistada tahab teda keelatud tegevusel, päkapikk laseb miilitsa maha. Eks ole. No, päkapikud peaks ikkagi piparkoogi järgi lõhnama. Sul nagu seda seost ei olnud, et... Ei olnud. No igatahes piparkook hommikuti kuse järgi vähemalt ei aisanud. Oli piparkoogi lõhnaga. No igatahes mina tahtsin ka saada selliseks parmuks, et ei pidanud tööl käima ja niimoodi ja vahest ema ja isa mul pidid ju tööl käima, eks ole. See tundus kuidagi nii vaevarikas ja siis ema isa vahest ütlesid mulle, et kas sa tead ka, kui raske meil on üldse seda raha kokku ajada, et sulle riideid osta ja minu jutt oli siis lühike, oma viga, et sa parm ei ole. Ja. Aga sa küsisid, ma mõtlen ketran oma juttusid, aga sa tegelikult küsisid, kelleks ma saada tahtsin. Ma tahtsingi parmuks saada, on ju. Noh, ja siis, aga emale isale ütlesin küll, et oma viga, et sa parm ei ole, et käi tööl, on ju, karistuseks. Aga ega ma ei teadnud, kuidas parmuks saada. Aga vaat suureks saades, siis ma sain teada juba. Ja mis ma siis tegin? Kõigepealt läksin sõjaväkke, relvad, püssid, värgid, õppisin selgeks, nagu parmul peab olema. Siis läksin lavakasse, seal õppisin tööst kõrvale hoidma. Siis draamateater ja draamateatris 2 aastat ja olingi parm valmis. Kallid sõbrad, kõik, kes te tahate selliseid lugusid kuulda ja kuulda Janni musitseerimas koos fantastiliste kaaslastega, siis kontserttuur oma jõul läheb peagi Janni eestvedamisel lahti ja tänases saates saate te natukene aimu, mida see endast kujutab. Me palusime Jannil ette valmistada ühe numbri koos siis jutu ja lauluga. Palun. Suur aitäh sulle, Jan. Aitäh. Tänan väga. Aitäh. Teeme algusesse kohe siis ühe, suur tänu ja üks väikse jäämurd ja ma kuulsin väga hea lühikese anekdoodi. 2 naist istuvad koos ja ei räägi midagi. Ja naised, kus te olete? Minule meeldivad naised ja kõik naised mulle meeldivad. Ja mulle meeldib, kui naistega on kõik lihtne ja selge. Jah, olgu nii minu poolest, et jäägu draama teatrisse ja väljaspool teatrit olgu rahu, õnn, naer ja naps, eks ole. Aga kõik naised muidugi niimoodi ei arva. Arvad, et peaks vastupidi olema. Rene Puurale muide meeldivad sellised naised. Aha. Rene Puura on see. Rene Puura! Ja. Rene Puurale meeldib, kui naised küsivad ta käest niimoodi. Ütlevad talle, sa pead ise ära arvama, mis mul viga on. Rene Puura ütleb, tunnete kuldvillak, hakkame pihta. Ma võtan vead 500 paluks. Palun, vead 500, võtame lahti. Vead 500. Nii, see naine on solvunud pärast romantilist õhtusööki, kui sa ei ole talt küsinud seda, mis on, kuidas su kassil läheb. Ahah, see nii naljakas ei ole, jah. Okay, ma seda siis üldse ei teagi järgmine kord. No tegelikult Tanel Padar ka tegi seda tunnete kuldviljakut hiljalt ja kaotas vist. Või ei kaotanud, võitis. Vahet ei ole, kaotas, võitis. Vahet ei ole, Tanel Padar on anyway, ta on alati võitja ju. Tanel Padar muide kutsus mind mõned aastad tagasi tuurile külalisesinejaks ja Tõnis Mäge ka. Me olime 2 külalisesinejad seal ja enne kontserti mina laulsin Häält lahti. Uhkelt seal ja Tõnis Mägi tuli järsku mulle selja taha niimoodi. Mis teed? Ma ütlesin, et häält laulan lahti. Ära laula. Miks ei ole mõtet? Miks sul ei ole midagi lahti laulda? Ja Maino Marjamaa, palun!
vainude valendav aur, vahulillede udune voodi. Igaühel on südamelaul, igaühel on see isemoodi. La 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 la. Lähen karjateed karukell käes, kutsun hiliseid laulema koju ja nad tulevad Männikumäelt, kõige viimane udus veel uju. La 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 la. Üle vainude valendav aur, mul on närbunud karukell süles. Igaühel on siin oma laul ja ma oma ei leiagi üles. La 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 la. Suur tänu teile!